Tere taas, pole ka ammu midagi filminud. Hakkasin praegu siis Hondat lahti võtma, ta oli pooleti lahti võetud, aga hakkasin vaatama, mis seal hammasrihmaga toimub, radiaatori pärast juba. Et iseenesest radiaator on täitsa nagu igatepidi korrodeerunud, et sai täitsa õigeti eesti tehtud, et uus tellitud. Uus on hiinakas, aga tundub visuaalselt hea. Noh, läbi ta paistab, õmblused on korralikud, loodame, et kestab ka, sest jah, teine on ikkagi täitsa paha juba. Et kinni, see on just oksiid, siis ma proovisin siit nagu kraapida puhtaks teda, ta on ikka päris õre. Ehk siis täitsa õige tegu, et sai uus tellitud. See on minu tuttava abiga, ta tellis omale ka. Ma samuti siin hammasrihmaga tegelen, et välja näeb nagu uus hammasrihm. Et nagu kõik on ilus puhas, aga noh, keegi ei tea, kui vana ta on siin, kaua siin seisnud siin on. Et pigem ma vahetan ära. Seda enam, et uus hammasrihm on täiesti aitäh hinna. Noh, kui võimalikult otsida ja hoopis teise nime alt, näiteks see tuleb Opeli nime alt, aga rihm on õige. Rullid nüüd on ainult tellimusel, et tulevad Poolast, sõidavad siia poole juba, et ei julge neid ka jätta, kuigi nad on kõik nagu värsked. Seda on nagu näha, et see on tehtud teda. Aga noh, Hollandis tehtud, jumal teab millal. Ja, ma ei näe mõtet jätta. Küünlad on vahetatud, õlid on vahetatud, ma ei tea, kas ma hakkan neid kaane siin puhtaks tegema või mitte. Mind ennast see ei häiri. Need jäävad nagu välja näha. Noh, võin ju harjaga üle käia ja spreid peale lasta. Summutit tegelikult alt tahaks kolmnurgat keevitada, aga kuna ma nad ära lappisin ja siis nagu lasta praegu olla. Kui tuleb tuhin peale, keeran küljest ära, vaatan, aga kui ei, siis ei. Siduri peaks ära õhutama, oli vahetama, pidurid on õhutatud. Kuigi võtan ikkagi supporteid lahti, kuigi siin on uue klotsi kõik sees nüüd. Teen puhtaks. Mul on plaan selle mootorrattaga pikemalt sõita. Kilometraaži poolest kindlasti. Siis vaatan need ikkagi üle. Olulised asjad. Aga jah, võtsin lahti, hammasrihm tundus nagu uus. No näeb ka välja uus, nagu tal ei ole kulumiselg ikka midagi. Ma ei tea, kas kaadrisse jääb. Eks see näeb ilus välja, aga ei, ma ei jäta teda. Praegu veel maha ei võta, keeran märgid kuigi paika. Ootan rullid ära, vaatame, mis nad endast kujutavad. Poolast nad sõidavad. Siin tekib küsimus, et kas ma hakkan seda puhastama või mitte. Teoreetiliselt võiks selle ära puhastada. Siin amorti ei käi, kusjuures tihendid on korras. Aga see, mis kondli all siin peidus on, see on kõik korrodeerunud. Seda võiks nagu natukene puhastada ja panema mingisugust katet peale. Ülejääk mind ei häiri. Las see raam olla nii, nagu ta on. Paak on hea terve. Karbussid sai siin tehtud. Aga noh, jah, siin tiigub siin. Võib-olla tõesti võtan summuti alt ära, vaatan, ikkagi teen siin keevitustöid natukene. Ainuke asi, mis siin lahavõtmise käigus läks pahasti, on siit termostaadi alt läks tolgu hetki. Vaat see, siukene murdus ära. Ehk see ongi hea, et ära murdus. Sest kujutan ette, kui see oleks kuskil mul tee peal läinud. Palju on ja ta läheb sinna mootori peale. Nii et jah. Kõik ülejäänud on tal nagu hea, amordid asjad töötavad. Kõik meie elektriosa töötab, isegi roolisoojendused.
Siin ei olegi suurt midagi. Seis on praegu pesuõli loomulikult. Selle ma natukene sõidan kevadele, vahetan uuesti ära. Ega siin rohkem polegi midagi näidata. Aga jah, see hammasrihm tuli mulle natuke üllatusena, et on nagu värske, aga ei julge jätta teda. Siin on isegi, kui vaadata, siis on keeramisjäljed peal. Et ehk siis seda on tõesti tehtud. Selle raua keerasin sirgemaks, vähemalt silma järgi. Ei tea, kas see nüüd on parem või mitte. Suuna tule pistiku peab ära vahetama, peab leidma siukse pistiku. Õnneks ta on Denso pistik. Nüüd on nii Matstal kui teistel japanlastel on see külles ja see on hästi hea pistik. Ei ole Boschikas, mis nagu ära korrateerub. Plastikut peaks remontima. Aga ma ei tea, kas ma sinna jõuangi üldse. Tuleb ennem hooaeg peale. Vahepeal on nii palju tööd olnud, et lihtsalt ei ole jõudnud. Nüüd tegin garaaži tühjaks, et ajasin kõik need mootorised välja. Nepper jättes igase loigu maha siia. Ja hakkasin nüüd Hondat tegema. Kas ma tahan temaga sõita. Kuigi mul on VFR ka, see on täitsa korras. Seal on ka sügises kõik tehtud. Olid asjad vahetatud. Ketti ma pole vahetanud tükk aega. Aga kas on vajadus, seda ma ei tea. Mis siin ikka? Käin need kõik jaudsedelikud torud ka igaks üks üle vaatan, aga nad rabedaks pole näinud, nagu see mul siin üllatusena läks. Kuidas ma sealt kätte saan põhjast pikkade tangidega toru ära vahetama? Aga need ma tõesti ei tea, kas ma viitsin neid hakata puhastama. Värvima. Siit nurgast jääb väike nurk jääb ainult välja näha. Ülejäänud kõik läheb plastmassi all. Siit on kraabitud. On ülejäänud niisugune kriipsega raapsa täis plastmassid on pihta saanud. Selles suhtes nagu ma tegelikult üldse mind ei häiri. Sõitmist ei häiri, kui ta logiseb hakkab on teine teema. Aga kui ta ei logisi, siis pole mingit probleemi, las ta olla. Aga jah, radikaga õige aeg, ega siin ei oleks midagi pikalt pidu olnud. Ventikas töötab ilusti, aga see on vendika poldika lahti, seda mõtlesin omaette küsimus. Ja noh, jah, Hiina toodang, aga tundub päris hea. No ja mis siin ikka? Proovin selle toru kätte saada, vaatan äkki leian oma varudest pistiku, vahetan pistiku ära. Siis vaatan, mis ma veel siin teha saan. Loodame, et järgmine talv tulevad rullid. Panen hammarsilma peale. Siis selgub edasi. Praeguseks kõik. Mis siin ikka. Kütan ahju ja lammutan edasi.